Tere tulemast vaatama TK Stage autoralli Eesti meistrivõistluste 3. etapi Horvaatia ralli kokkuvõtet. Tegemistes on siis hooaja esimese täismahus asfaldiralliga ning seekord tuli ette ka vihmasadu. Ralli toimub Horvaatia pealinna Zagrebi linna lähistel. Katsekilomeetri kogunes seekord 77 ning millest 2 katset viimases ringis sõideti ka vihmasaduga. Kui hakata vaatama tulemusi, siis ilmneb, et Siim Voort on jällegi võitnud 3 etappi järjest ning on sellega kasutanud oma punktivahe just Pareku ees 16 punktini. Ralli tulemustest on aga näha seda, et vahed hakkavad minema järjest väiksemaks. Just Parek kaotas Siim Voortile 25 sekundit, aga 3. kohal Martti Torm oli ainult 4 sekundi kaugusel teisest kohast. Liidriga sama minuti sisse mahtus ka 4. koha omanik Raido Külaots, kes kaotas 59 sekundit. Kõrgema koha saavutanud Hyundai'ks otsustas seekord Siim Nöör, saavutas 6. koha, kaotas liidrile pea 2,5 minutit. Temast tagapoole on näha veel päris mitu Hyundai'd, 8. kohal Mario Kroonmäe, 9. Robert Trofimov ning 11. pigem ringrajalt tuntud Risto Kappet, kes on proovimas siis kätt rallimaailmas. Punktitabelis küll suuri muutusi ei toimunud, esinelik on endiselt sama, küll aga on punktivahed suhteliselt väikesed, sellepärast et 4., 5., 6., 7., 8. koht mahuvad kõik 6 punkti sisse, mis tähendab, et midagi ei ole kaugelt kindel ning kuna 11 rallit on veel minna, siis on võimalik kaugelt tagant veel järgi tulla. Näeme pildis ka teise koha omaniku just Parekut, kelle kommentaaridest võib välja lugeda, et ralli ei olnud just kõige lihtsam. Tuli sisse vigu, kuid siiski vaata enda ralli edukaks. Kuigi punktivahe tabeliliidri Siim Voortiga on stabiilselt kasvanud, siis on ka Parekul 3. koha omanikuga stabiilne vahe sisse tekkinud, mis on praeguseks 20 punkti. Vaadata selle korra punktikatse tulemusi, siis Siim Voort on võtnud 1. koha, just Parek 2. Küll aga on võtnud 3. koha punktikatsel Martin Järvekülg, kes üldarvestuses tuli 5. Punktitabelis on ta hetkel ise 9. kohal, Martin Järveküljele siit Horvaatiast pigem hea ralli. Kui aga vaadata, kes oli parim Fordi piloot, siis väga kaugele vaadata ei tule. 7. kohal Kristjan Karev-Lina, kes kaotas liidrile 2 minutit ja 25 sekundit, kaotades 6. koha Siim Nöörile vaid 0,1 sekundit. Võttis ta ka punktikatselt 1 lisapunkti, teenides siis sama palju punkte kui Siim Nöör kokku. Punktitabelis on Lina hetkel 11. kohal ja Horvaatiast saadud 7. koht on ka hetkel ta parim tulemus. Punktikatselt kogus ta ka Rootsis 1 punkti. Ise mainis ta ralli kommenteerides, et tuli ka mõningad vigu sisse ja ühe korra käis isegi üle katuse ning et ilma närvita oleks vast saanud paremini. Kuid hetkel on pildis sarja kindel 3. koht Martti Torm, kes on võtnud kõigil 3 rallil 3. kohani, hoiab ka punktitabelis 3. kohta ning on teinud sisse kindla vahe 4. kohast Sten-Erik Lehtmetsaga. Lehtmetsad tempo tundub olevat järjest rallidega veidikene raugenud, eks näha, kas ta suudab tempot jällegi tõsta. Punkti seisu jaoks oleks see kindlasti oluline, sellepärast et selja taga on tal terve kamp sõitjaid, kes sooviks seda 4. kohta omale. Vaadates EMV1 top 10, siis võitjaks tuli Siim Voort, tema järel just Parek, Martti Torm, Raido Külaots, Martin Järvekülg, Siim Nöör, Kristjan Karev-Lina, Mario Kroonmäe, Robert Trofimov ning 10. Sten-Erik Lehtmets. Ning punktitabelis endiselt esimene Siim Voort, teine just Parek, siis Martti Torm, Sten-Erik Lehtmets, Raido Külaots tõusnud kohti 5. kohale, Jürgen Jürisalu, Mario Kroonmäe, Oskar Orab kukkunud, Martin Järvekülg teeninud mõned kohad ja Tanel Metsar 10. kohal. Tulles EMV2 klassi juurde on toimunud natukene rohkem muutusi kui EMV1 klassis. 3. koha on võtnud Carl Christian Hansen, kes ei ole siiani veel poodiumile jõudnud. Ning veidi üllatuslikult mitte ükski top 4 jõudnud sõitjatest ei saanud punktikatsel punkte. Punktikatse punktid jagunesid hoopis järgmiste sõitjate vahel. Punktikatse võitjana Kusti Muri, Theodor Tombach 4 punkti, Gabriel Veide 3 punkti, Rait Jansen 2 punkti ja 1 punkt läheb 11. kohal lõpetanud Sten Mürkainile. Rajal näeme järjekordselt rallivõitjat Anders Sinimäed, kes on võtnud sarnaselt EMV1 klassi Siim Voortile 3 rallivõitu järjest. Nüüd üllatuslikult võib näha ralli tulemustes Kertin Käplikut 14. kohal, kes siiani mõlemal rallil 3. koha oli saavutanud. Sellega kukkus ta punktitabelis 4. kohale ning teise üllatusliku tulemusena Asko Aabel 4. kohal, kes punktitabelis on praegu üldse 12.
on temaga üks vähestest Hyundai sõitjatest. Kokku on neid ainult 4 36 osalejast. KMV2 klassis on näha punktitabelis väikeseid vahesid. 3.–7. koht on 17 punkti sees, mis 11 tuleva ralli kontekstis ei ole eriti suur vahe. Näeme pildis Karl Reinoja, kes võttis rallit jällegi teise koha, aga ise oma ralliga rahule jäänud, öeldes, et kindlasti vähemalt minut läks kaduma. Sellise kaotusega oleks võinud Reinoja isegi esikoha peale pretendeerida, kuid hooaeg läheb tema jaoks siiski raskeks, kuna ilmselt puudub järgmised 3 etappi ja see tähendab ka päris suurt kaotust punktitabelis. Kui arvestada etapi peale kadu umbes 20 punkti, siis 60 punktist vahet kohe kindlasti ei ole lihtne tagasi teha. Aga kindlasti saab see Reinoja jaoks olema huvitav väljakutse ja kuna ta on siiski kiire sõidumees, siis midagi annaks siiski päästa. Näeme nüüd pildis ka värskelt poodiumi debütanti Carl-Christian Hansenit, kes suutis võtta siis 3. koha ja seda mitte ainult rallil, vaid nüüd ka punktitabelis, tõustes 1 punktiga ette Kertin Käblikust. Siiani olid tema parimad tulemused 2 4. kohta Monte Carlos ja Rootsis, ehk sai kohe ära kasutada Kertin Käbliku halba rallit. Ja kohe kindlasti saab olla huvitav näha, kas Kertin Käblik suudab ka tagasilöögi anda või läheb siit edasi Carl-Christian Hansen 3. koha omanikuna. Järgmisel näeme siis ka pildis kõrgemaid Hyundai sõitjate, aga üllatusliku tulemuse toojat Asko Aabelit, kes suutis 4. koha tuua Horvaatiast. Oli ta osalenud Rootsi rallil ning seal suutis ta saavutada ainult 13. koha. 2 ralli vahel kindlasti suur tõus, kas see tähendab, et Asko Aabel on tugev asfaldil või lihtsalt tegi seekord rohkem trenni, eks seda näitavad järgmised rallid. Aga nüüd on pildis ka 5. koha omanik Rati Hansen, kes on teinud 2 tugevat rallit järjest, võttes eelmiselt korralt siis 6. koha ja tõustes seekord 5. On temaga üks paljudest Škoda sõitjatest, kindlasti Škoda on kõige populaarsem auto ning ei saaks ka öelda, et oleks kuidagi halb valik. Vaadates EMV2 tulemusi, siis võitjaks Sander Sinimäe, Karl Reinoja, Carl-Christian Hansen, Asko Aabel 4., Rati Hansen, Gabriel Veide, Kusti Muri, Theodor Tombach, Silver Jõhvert ning 10. kohal Raido Mõtser. Punktitabelis Sander Sinimäe, Karl Reinoja ning 3. tõusnud Carl-Christian Hansen, Kertin Käblik, Gabriel Veide 5., Kusti Muri 6., Silver Jõhvert 7., Sten Mürkhain, Theodor Tombach ja 10. kohal Rati Hansen. E-autoralli meistrivõistlused jätkuvad 1. aprillil Portugali ralliga.